kõigile. Suur rõõm, et teid on täna siin nii palju. Tere tulemast siis perepesa loomise infoseminarile, mida me siis koostöös koos Sotsiaalministeeriumiga teeme. Mina olen Kiira Kornišev ja Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevjuht. Ja meil on siis täna, me oleme siis täna 1,5 tundi koos. Ja enne kui ma annan sõna üle oma armsatele kolleegidele, siis näitan teile väikest ajakava. Et täna siis 1,5 tunni jooksul me räägime rahastusmeetme tutvustusest. Mis tähendab, Helen tutvustab rahastusmeetme tingimusi ja eesmärki. Seejärel tutvustab Lapse Heaolu Arengukeskuse asutaja ja juhatuse esimees Maarja Virneivelt perepesa mudelit ja perepesa loomise tingimusi. Ning selle järel on teil võimalik siis esitada oma küsimused ja saada neile ka vastused. Et seetõttu teeme ettepaneku, et Heleni ettekande järel kohe küsimusi ei esita, vaid et natukene palume teil oodata, et kui Maarja teeb ka ettekande ära ja siis on aeg küsimusteks ja vastusteks. Helistas ja ütles, et saadab mulle eraldi PIN-koodi ja pangakaart tuleb postkasti. Aga ma ei tea, kui nüüd Kevin hakkab, täna meil kolmapäev. Noh, ma ei tea, kui ta nüüd Ma vaatan, väga hea, ma ei jõudnud nii kiiresti mute'ile panna, et aitäh. Aga tõesti, et selleks, et meie 1,5 tundi oleksid võimalikult efektiivsed, siis olge head, palun kõik pange kinni oma mikrofonid. Kindlasti seal Teamsis, kui kellelgi veel ei ole oma nimi, vaid näiteks on oma organisatsiooni nimi, siis lisage palun ka oma nimi, siis on meil ka jälg olemas ja meil on võimalik teiega näiteks ühendust võtta. Oleme tänulikud, kui teil on ka kaamera sees, sest et siis tunneme, et me ei ole siin üksi. Ja kasutage palun seda chati selleks, et esitada oma küsimusi ja me siis koondame need ja kohe võin öelda, et juhul, kui täna kõikidele küsimustele me ei oska vastata või ei jõua vastata, siis kindlasti jõuavad need vastused Sotsiaalministeeriumi kodulehele ja ka Lapse Heaolu Arengukeskuse kodulehele juba homse päeva lõpuks. Aga nüüd enne, kui annan sõna üle Helenile, siis teeme kohe ühe chati sellise katsetuse, et palun kirjutage chati ja vastake 2 küsimusele. Et esimene küsimus, et kirjutage siis selle kohaliku omavalitsuse nime, et kes veel ei ole saanud perepesa esitlust. Et siis me saame, et kui te ei ole veel saanud perepesa esitlust, siis kirjutage sinna palun oma nimi. Siis me teame, et kuidas meil on täna osalejatega. Ja ootame ära selle vastuse. Igaks juhuks küsin, et kas te näete praegu veel mu tervet ekraani või ainult esitlust? Tervet ekraani? Esitlust? Okei, väga hea. Nii, ja siin on nüüd näha, et Keila ei ole veel saanud, Põhja-Pärnumaa, Tori, Kastre, Setomaa, Vinnivald ei ole saanud, Tapa vallavalitsus, Vormsi, Haljala. No väga tore, siis on selles mõttes on meil nagu ka väga mitmeid uusi tulijaid, kes ei ole veel sellist perepesa tegevusmudeli ja ka Kuusalu sellist tutvustust varem kuulnud. Väga tore. Siis teine küsimus, millele palume teil vastata, et kellega lahe ei ole olnud läbirääkimistest KOV-idest, et te võib-olla ise ei ole, te olete võib-olla uus inimene ja te ei ole saanud seda ettekannet, aga te teate, et teie omavalitsus on olnud läbirääkimistes Lapse Heaolu Arengukeskusega. Et siis võiksite siia kirjutada nüüd, vastata. Nii.
siin on kirjas, et Keilaga ei ole olnud läbirääkimisi. Põhja-Pärnumaa on tõesti selline uus. Haljalaga ei ole olnud, on siin kirjas. Setomaa. Tori. Kastre kohta ei tea, kas on olnud. Väga hea. Jõhvi vallaga ei ole olnud. No väga tore, et olete, et hea kohe haridust, olete aktiivsed kuulajad ja aitäh teile vastamast. Et saame, et kes veel kirjutab, siis kirjutage oma mõtte lõpuni, et see kõik salvestub, et siis me teame, milline on see tänane hetkeseis siin. Aga väga tore, siis ka selle 1,5 tunni jooksul, olge head, kirjutage siia siis oma need küsimused. Mina nüüd annan üle Helen Meumersile ja samal ajal siis vaatan, kuidas meil, mis küsimused meil tekivad chati ja võib-olla saan neid ka grupeerida. Tere ka minu poolt. Kas te kuulete ja näete minu esitlust? Ja, väga hästi on näha ja on ka kuulda. Väga tore. Ja minul ka suur rõõm täna siin teiega koos olla ja tutvustada teile siis avanevat toetusmeedet ja selle tingimusi. Seda toetusmeedet me rahastame Sotsiaalfondi kaasrahastusest ja sellisest dokumendist nagu laste ja perede toetamise TAT. TAT tähendab siis toetuse andmise tingimusi. Ja see meede, vaatan, kuidas minu slaidid liikuma lähevad. Nii, läksid liikuma ka. Ja räägin teile siis natukene nüüd sellest meetmest täpsemalt. See toetusmeede avaneb siis märtsi lõpus, täpsemalt siis 30. märtsil. Sellest hetkest alates saab siis hakata esitama meile taotlusi ja taotlemine on avatud kuni 15. detsembrini, kui vahendeid peaks muidugi jaguma, et see sõltub ka sellest, kui palju ja kui kiiresti tuleb taotlejaid. Me toetame sellest taotlusvoorust 2 tegevusliini. Ühelt poolt toetame seda, et tekiks siis uued perepesad ehk siis uute perepesade loomist ja teisalt siis ka nii-öelda olemasolevates piirkondades perepesade edasi arendamist ehk siis mobiilsete perepesade teket. Taotlejaks saavad tulla kohalikud omavalitsused, aga saavad tulla siis ka kohalike omavalitsuste üksuste liidud. See siis toetab seda, et on võimalik ka näiteks maakonnaüleselt siis toetust taotleda ja perepesasi ka siis maakonnaüleselt planeerida oma piirkonda. Ja tegevuste elluviimise puhul on oluline ka siis teada seda, et need tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul lepingu sõlmimisest või siis lepingus sätestatud ajast. Ja liigume edasi. Räägin natukene täpsemalt ka siis sellest, millised need toetatavad tegevused on. Ma näen küll, et käsi on püsti, aga kui sobib, siis võib-olla võtame kõik need slaidid ära, et võib-olla mõni vastus juba tuleb sealt ja mis jääb üles, siis püüan vastata. Ja kõigepealt, mis puudutab siis perepesa loomist, siis perepesa loomine on sisuliselt siis kohalikus omavalitsuses, mille haldusterritooriumil siis seni ei ole olnud perepesa või on siis tegutsenud üks perepesa. Ja mida me toetame, me peaasjalikult siis toetame perepesa tööjõukulusid, õigemini toetamegi neid. Need on siis abikõlblikud kulud loomise puhul. Ja oleme paika pannud ka tööjõukulude piirmäärad, mis on siis kalendrikuus töötaja kohta ja toetame 2 ametikoha tööjõukulusi, ennetus- ja peretöökeskuse juhi kulusi ja mängutoa juhendaja koordinaatori kulusi. Ma neid summas ei hakka siin ette lugema, et seda kõik näevad ja see informatsioon siis tänase kuupäeva seisuga täpsemalt saab siis olema ka meie kodulehel.
Ja perepesa loomise puhul on siis see maksimaalne toetus, mida kohalik omavalitsus saab taotlema tulla 106 735 eurot ja maksimaalne toetus kohaliku omavalitsuse liidu kohta on siis 2 korda suurem. Teise tegevussuunana toetame siis perepesa arendamist ja siin on siis võimalik arendada mobiilset perepesa teenust siis nendel perepesadel, mis on juba olemas. Eeldus on siis see, et on olemasolev perepesa ja seda teenust arendatakse siis teistes piirkondades. Ja mobiilse perepesa puhul meie maksimaalne toetuse summa taotluse kohta on 49 000 eurot ja need abikõlblikud kulud, mida me toetame, on siis pereteenuse osutamisega seotud kulud keskusest väljaspool, sealhulgas siis tööjõukulud. Ehk et siin saab olla nii-öelda mitmekesisemaid kulusid. Me soovime selle taotlusvooruga käivitada 9 uut perepesa ja 5 mobiilset perepesa. Et sellise eesmärgi oleme siis seadnud ja niimoodi oleme ka vahenditega arvestanud ja see kogu vahendite maht sellel meetmel on siis 1,2 miljonit eurot. Natukene ka nõuetest taotlejatele. Neid ei ole palju, aga mõningad olulised siiski on. Esmalt on siis oluline, et koos selle taotlusega, mille te esitate, oleksid siis esitatud ka nii-öelda sellised kinnituskirjad või dokumendid. Kõigepealt siis kinnitus selle kohta, et on eelarvelised vahendid olemas siis tegevuse toimumise aastat kajastavas eelarves. See peab siis olema kas kinnitatud eelarve või volikogu poolt kinnitatud kinnituskiri. Samuti peab olema tagatud eelarvestrateegias perepesa tegevusmudeli jätkusuutlik rahastamine. Ka selle kohta tuleb kinnitus esitada. Ja oluline on ka see, et oleksid toimunud siis konsultatsioonid lapse heaolu arengukeskusega ja oleks kokku lepitud selle tegevusmudeli sisulises rakendamises ja ka selle kohta siis tuleb kaasa panna siis lapse heaolu arengukeskuse kinnituskiri nende konsultatsioonide toimimise kohta. Ja oluline on silmas pidada ka seda, et kui taotlema tulevad nüüd näiteks kohalike omavalitsuste liidud, et siis kõik need kohalikud omavalitsused, kes on siis selle taotlemisega seotud, peavad vastama siis nendele tingimustele. Nii, ja natukene ka sellest taotluse menetlusest ja lepingute sõlmimise poolest. Et nagu öeldud, siis tänase päeva seisuga lisame siis ka Sotsiaalministeeriumi kodulehele täpsed taotlemise tingimused. Need on sisuliselt need samad, mida ma praegu siin räägin, mingisuguseid uusi tingimusi ei tule, aga kirjalikul kujul on nad seal siis kõik olemas ja ka taotlemise vormi. Taotlemise vorm saab siis ka seal olema. Ja oluline siis on, et taotlused esitaksid digitaalselt allkirjastatult info@sm.ee meiliaadressile märksõnaga perepesa ja sealt te siis saate kinnituseks ka vastu automaatse teavituse selle kohta, et teie kiri on kohale jõudnud. Ja palun, kuigi minu kontaktid on siin esitluses olemas, siis palun ärge minu meiliaadressile saatke, et palun jälgige kindlasti seda, et need jõuaksid õigele meiliaadressile. Koos taotlusega tuleb siis esitada ka tegevuste eelarve seletuskiri ja siis tõendid ka tingimuste täitmise kohta, siis need samad, mida ma siis eelpool näitasin. Meie siis saame maksimaalselt menetleda neid taotlusi 30 tööpäeva, eks me loomulikult püüame ikka nii kiiresti kui võimalik, aga selline tähtaeg on siis ette nähtud. Ja seejärel, kui kõik vastab tingimustele, siis saame juba lepingus teiega kokku leppida täpsemad
abikõlbulikkuse tingimused, toetuse kasutamise, väljamaksmise, aruandluse, jah, kõik seda laadi tingimused siis lepime juba lepingu sõlmimise käigus kokku. Ja võib-olla see on ka oluline teil teada, et kui nüüd 10 tööpäeva jooksul peale kättesaamist seda lepingut ei allkirjastata, et siis loetakse, et taotleja on toetusest loobunud. Aga kui me ükskord sinnamaani jõuame, küll me siis saame juba otsesuhtluses ka neid küsimusi täpsustada. Ja minu poolt rohkem slaide praegu ei ole, nii et hea meelega siis püüan vastata saabunud küsimustele. Aitäh sulle, Helen, et hetkel on siia saabunud üks küsimus ja Võru Arenduskeskuselt, kui ma ei eksi, siis on Tiina pannud küsimuse, et sa võid siin chatist vaadata, et kas ma saan siis õigesti aru, et kui me oleme ära esitanud taotluse, siis on meil võimalus lepinguga sätestada, et me alustame avamisega hiljem, kui algselt läbi käinud 60 päeva. Jah, siin selles mõttes lepingus me tõepoolest saame sätestada selle, et millal siis alustatakse. See peab muidugi olema siis põhjendatud, läbi räägitud ja arvestada tuleb ka sellega, et meie tegevuse nii-öelda sellise üldise ajaraamiga. Praegu hetkel on see siis 2028 aasta nii-öelda lõpp. See on selles mõttes oluline, et kui te tulete ütleme, meil on meede 15. või taotlusvoor on sisuliselt 15. detsembrini avatud, et see ei saa olla nagu pikem kui 24 kuud ja ta ei saa minna üle 28. aasta lõppu kindlasti. Et selliseid olulisi nüansse tuleb ka järgida, aga et need detailid saab siis juba lepingu sõlmimise käigus läbi arutada. Võib-olla siin ainult täiendaks veel Heleni vastust, et neid küsimusi saab siis ka Lapse Heaolu Arengu Keskusega arutada just selle konsultatsiooni raames, et mis on see nagu mõistlik aeg selle värbamise ja avamise nagu vahel. Ja ma näen ühte küsimust veel, võtan selle kohe siit chatist. Küsimus on, et kui Tallinn on juba saanud toetust perepesade avamiseks, kas on veel võimalik siis taotlusvoorus osaleda? Uue perepesade loomise taotlusvoorus ei ole, sest tingimused näevad ette siis seda, et on võimalik nii-öelda täiesti uue või kui on siis kuni 2 perepesa siis ühes kohalikus omavalitsuses, küll aga on siis võimalik tulla mobiilse perepesade taotlusvooru nendel, kelle puhul on siis rahastus tänaseks muude perepesade puhul ka lõppenud. Küsimus on mobiilse perepesa osas. Ma küsin korraks täpsustuseks, kas see on sisuline küsimus või rahastamise küsimus? Ja võib vist kasutada isegi mikrofoni ka. See on sisuline küsimus. Siis mulle tundub, et Maarja võib-olla räägib sellest oma ettekandes täpsemalt või vastab Kiira ise ära, ma ei tea, kuidas teil. Maarja, kas ma vastan? Vastan praegu. Ja, et mobiilne perepesa on mobiilse perepesa meede, et see on siis teist korda, kui perepesad juba toimivad, perepesad saavad taodelda mobiilse perepesa meedet ja see meede ongi välja töötatud koostöös juba toimivate perepesadega ja selle eesmärk on pakkuda väljaspool perepesa põhikeskust perepesa teenuseid. Ehk siis sisuliselt, mida täna meie perepesad on teinud selle eelmise rahastuse vältel, et nad viisid teenused väljaspool seda perepesa füüsilist keskust, et äärealadele, kõrval nagu asulate kultuurikeskustesse, raamatukogudesse, ehk siis läksid sihtrühmale lähemale ja tegid erinevaid koostöö selliseid tegevusi
erinevate koostööpartneritega selleks, et jõuda ka nende peredeni, kes ise võib-olla kohe perepessa füüsiliselt kohale ei jõua. Selline võib-olla laiendus, et Maarja, et kui sa soovid täiendada, siis võid. Kas on veel küsimusi? Võib-olla üks asi, mida ma lisan ise siis, mis mul ennist jäi ütlemata, siis kohalike omavalitsuste liitude puhul me eeldame, et kui tuleb kohaliku omavalitsuse liit, et siis ei tule sealt üksikud KOV-id, et see kohaliku omavalitsuse liit ikkagi siis katab ära selle piirkonna või maakonna vaate, et see on ka oluline siis teada. Aitäh sulle selle täpsustuse eest, et korraks küsin veel, kas on veel Helenile hetkel just sellega taotlusvormi ja taotlemise tingimuste osas mingeid küsimusi? Või me liigume hetkel edasi ka sisulise poole peal ja hiljem on ka võimalik ja jooksvalt teil siia samme chatti lisada küsimusi, sest et lõpus on meil aega vastamiseks. Aga ma näen, et Tiinal on praegu ka käsi püsti. Ja ma mõtlesin, ma hea meelega küsiks nagu häälega, sest kirjutada on palju keerulisem kui nagu häälega küsida. Mul on küsimus taaskord Võrumaa vaatest, et kas ma saan aru, et kui omavalitsuste liit või arendusorganisatsioon teeb, siis et kohalikud omavalitsused peavad olema kaasatud, on ju, aga et kui meil on ka see arutelus olnud, et meil teeb üks kohalik omavalitsus, aga ta kaasab teised kohalikud omavalitsused. Kas see versioon on ka nagu lubatud, et koostööorganisatsioon ehk siis omavalitsuste liit on ka partner, aga meie ei ole taotlejad? Seda nüanssi tuleks võib-olla natukene täpsemalt vaadata ja sellele vastust otsida, et iseenesest on ju kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ju võimaldab sellist ka volitamist, et seal on ka nagu oluline, et siis oleks need volitused olemas, aga ma tegelikult mul oleks väga hea meel, kui sedalaadi väga spetsiifilised küsimused tegelikult jõuaksid minuni kirjalikult. Ja siis mul on võimalik, need vastused me paneme ka kodulehele nii, et ka teised saavad selle vastuse kätte, aga siis oleks võimalik anda nagu lõpuni korrektne vastus just täpselt selle viisi osas, mida teie olete siis planeerinud või mõtlemas. Ja tahtsingi seda ka lisada, et kui nüüd jääb küsimusi üles, mille peale te ka täna ei tule, aga need küsimused tekivad hiljem, et siis minu kontaktid on ka olemas esitluse juures ja püüame siis võimalikult kiiresti need vastused kõik ka leida. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest ja vastuse eest ja vahepeal tuli veel üks küsimus ja vastame äkki sellele ka ära ja siis saame Maarjaga edasi minna, aga siin on vist juba vastus ka, et taotluse esitamise, et küsimus on, et taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts, et kuidas siis planeerida 2026 aasta eelarvet, kas sellest hetkest, millal perepesa tööle hakkab ja avatakse? Praegu ma julgen vastata niimoodi, et eelkõige tuleb ikkagi planeerida sellest hetkest, kui see perepesa tööle hakkab, ehk siis sellest hetkest, kui tekib ka meie rahastus sinna juurde, riigi rahastus, et sellest hetkest alates peab siis olema näidatud, et siis kui jaanuaris-veebruaris seda ei olnud, siis on selge, et seda tuleb esitada. Just, et praktikas on näiteks olnud, saan rääkida, et kuidas on praktikas olnud, et on hakatud siis neid toetuse vahendeid kasutama, kuna see on palgakulu sellest hetkest alates, kui inimene asub tööle, kui esimene inimene asub tööle, näiteks perepesa juht asub tööle ja hakkab ka ülejäänud meeskonda värbama, siis sellest hetkest alates on võimalik ka seda siis raha kasutada. Et see on olnud see senine näiteks nende perepesede praktika. Aga liigume siis praegu edasi ja kõik need küsimused siis võtaksime nüüd
seal lõpus, kui on küsimuste ja vastuste voor, meil on selleks piisavalt palju aega planeeritud ja saate vahepeal siis kasutada chati ja kirjutada ka sinna küsimusi. Et Maarja, et annan siis sulle üle praegu. Jaa, tervist. Siin on väga palju siiski uusi inimesi, keda me ei ole näinud ja uusi omavalitsusi, aga päris paras ports ka neid, kes on tegelikult juba meie esitluse saanud ja kuulnud. No mis siis ikka, kordamine on tarkuse ema, öeldakse. Aga ma panen siis kohe slaidid peale. Võib-olla taustaks veel nii palju, et see pool tundi on ikkagi nagu hästi väikene aeg, et praegu, mis me teeme, me anname tõesti sellise linnulennul ülevaate, sellise raamime ära, et mis on see perepesa mudel, kuidas me toimime, aga et me saadame teile slaidid või teeme kättesaadavaks need tänased slaidid, kus on detailsemalt infot kirjas, lihtsalt täna ei jõua seda selle esitluse raames kõike üle käia. Aga hakkame siis peale. Nii. Ahah, läks, jah, just. Hästi põgusalt korraks käiksime üle ka teekond perepesadeni, et kes me oleme, Lapse Heaolu Arengukeskus, me oleme siis eraalgatuslik kompetentsikeskus ja me olemegi ellu kutsutud selleks, et arendada perepesa ennetuse ja varajase märkamise mudelit ja toetada siis kohalikke omavalitsusi selle mudeli rakendamisel koha peal. Ehk siis olla selline igapäevane, regulaarne rakendustugi perepesa meeskondadele ja selline kvaliteedi monitoorija ja omavalitsustele tagasisidestaja. Ja hetkel on meie tiimis 8 inimest, kes töötavad selleks, et omavalitsustes oleks kvaliteetne tugi peredele just sellises varajase märkamise ennetavas faasis. Ja kiirelt näitan korraks slaidi ka uutele inimestele, et mis on meie teekond olnud, et see perepesa teekond on juba päris väärikas, et 2019 aastal me avasime 3 esimest perepesa piloodi käigus ja kuna need piloodi tulemused olid positiivsed ja piloodi omavalitsused soovisid, et me kindlasti jätkaksime ka edasi ja juba tulid uued omavalitsused, kes soovisid perepesasid, siis see teekond on jätkunud, nii et tänaseks on meid kokku juba 11 omavalitsust või 11 perepesa. Mõnes omavalitsuses on juba mitu perepesa nagu Tallinn ja Tartu. Ja meil on olemas ka nüüd kokkuleppe Eesti riigiga läbi SF meetme ja mille toetuse me oleme seadnud sihi, et aastaks 2027 on kokku 25 perepesa. Ja see alumine joon nüüd seal teekonnal näitab ka, et kuidas on meie partnerlus arenenud Eesti riigiga, et alates 22 aastast me oleme siis riigi strateegiline partner, mis tähendab seda, et me tõesti tegutseme õlg õla kõrval, ehk siis, et me ei ole lihtsalt üks sihtasutus või MTÜ siin maastikul, aga me oleme üks tervik, me oleme üks osa riiklikust süsteemist ja me oleme ka sisse kirjutatud või kogukondlikud ennetus- ja peretöökeskused on sisse kirjutatud ka heaolu arengukavadesse ja kõikidesse juba sealt tulenevatesse erinevatesse poliitikadokumentidesse. Seekord ei hakka rääkima teile sellest, et mis probleemi me lahendame. Selle kohta on olemas slaidid ja saate seda slaidide pealt lugeda ka. Ma usun, et te olete kõik siin juba valdkonna inimesed, et see, et ennetus on see kuldvits, et ennetus on oluliselt odavam ja ka inimlikum kui tagajärgedega tegeleda, et seda ei ole vaja teid hakata ka sellest nagu veenma. Aga läheksid kohe edasi perepesa mudeli juurde. Ja kui nüüd esimesena, et mis asi see perepesa üldse on, et me vaatame perepesad 3 tasandil. Üks on see, kui me vaatame perede poolt, me tegutseme perede heaks, perepesa on loodud perede heaks, pakkuda peredele jõuõlga. Siis me oleme kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus, millel on 3 sellist suuremat funktsiooni. Me kõige madalamal tasemel julgustame ja toetame lapsevanemaid mõistmise ja pädeva infoga. Me pakume tõhusaid teenuseid ja me pakume sellist kogukondlikku keskkonda, kus pered saavad üksteisele seda jõuõlga pakkuda. See järelevalve osas praegu või? Nii.
Siis teiseks me oleme lihtne ja tõhus lahendus omavalitsustele, kuidas teha süsteemset peredele suunatud ennetustegevust kogukonnas. Ja see on nüüd see, mis tuleb omavalitsustele seadusest kohustus teha, pakkuda peredele suunatud varajast märkamist ja ennetust. Nii et meie oleme perepesa mudel on siis loodud kui vahend selle kohustuse täitmiseks. Ja perepesa kutsutakse ellu lapse heaolu arengukeskuse ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Ja kolmandaks me oleme lastega perede varase toetamise platvorm, mis mängib olulist rolli riiklikus ennetustegevus. Nii et seal on kaetud nagu nii see perede kogukonna vaade, siis omavalitsuse sellise süsteemse ennetustegevuse tööriistavaade ja samamoodi ka siis riigi vaade. Siin on teie ees nüüd graafiline joonis perepesa mudelist. Ja kui hakata alt vaatama, et mis on need mudeli alustalad, võib-olla kõigepealt öelda seda, et perepesa on loodud sihtgrupile 0–7 ehk siis alates rasedusest kuni lapse kooliminekuni. Ja see on just see varajase ennetuse ja varajase märkamise faas, kus selline tugi peredele on kõige tõhusam. Ja sealt tulevad ka meie mudeli alustalad. Esmane ongi see universaalne ennetus ja varajane märkamine. Perepesa on mõeldud kõigile peredele, mitte ainult peredele, kellel on potentsiaalne risk või potentsiaalne probleem. See oli see alguse aja nagu stigma, et mida me pidime murdma, et ei ole, et perepesa ei ole koht, kuhu minna siis, kui sul on juba probleem, aga perepesa on see koht, mis on suunatud selleks, et seda probleemi üldse ei tekikski, et olla selline jõustaja ja nõustaja peredele. Siis teine on ühe ukse põhimõte. See tähendab seda, et perepesa mudeliga oleme proovinud kokku tuua nii nagu info, kõik mida see pere vajab, kui ta tuleb, mis küsimused tal tekivad selles spetsiifilises ajaetapis ehk siis rasedusest kooliminekuni. Teine on teenused, et me oleme koondanud perepesa mudelisse need tõenduspõhised teenused, mida juba Eesti riigis pakutakse täna ja me oleme ka Eesti riigile partner, et need uued teenused, mida riigis arendatakse, need tulevad perepessa piloteerimisse. Ja teiseks me oleme ka ise arendanud juurde neid teenuseid, mida täna ei ole, aga teenuste kohta me tuleme tagasi, selle kohta on eraldi slaid. Ja kolmas on siis see kogukondlik tugi. Ehk siis, et kui see kõige odavam selline vaimse tervise sekkumine meede, et luua peredele selline soe ja kodune keskkond, ehk siis mis aitab vältida sellist sotsiaalsesse isolatsiooni jäämist, ehk siis jällegi ennetab probleeme. Kolmas põhimõte on teadus- ja tõenduspõhised sekkumised, mida ma tegelikult juba rääkisin ka eelmise punkti all ja valdkonna ülene koostöö. See tähendab seda, et meie perepesa mudeli ambitsioon on tuua rohkem kokku haridus, sotsiaalvaldkond ja tervisevaldkond. Ehk siis, et siduda ära nii tervisevaates siis juba perearstikeskused ja haiglad, ehk siis, et pere saaks juba infot alates sellest hetkest, kui ta on näiteks sünnitusmajas. Ja samamoodi tuua sinna sisse logopeediline tugi, ehk siis see haridusvaade ja siis see sotsiaalvaldkonna pool, kus on siis juba pereheaolu teenused, sotsiaaltöötajad ja nii edasi. Et moodustada selline nagu võrgustik ümber nende perede ja perepesa oleks siis nagu ankur erinevate omavalitsuse erinevate valdkonna spetsialistide jaoks. Nii, kui nüüd vaadata edasi, et minnagi võib-olla seda mudelit pidi, et kui pere astub uksest sisse, siis me oleme kollasega teinud selle mängutoa perede kohtumispaik, et see on absoluutselt perepesa süda. See on selline hubaselt, koduselt sisustatud koht, see on kodulaiendus, kus siis pere saab lihtsalt tulla, just nimelt, et vältida sellist stigmat, et kui ma lähen perepesse, äkki kui perepes oleks ainult teenusemaja, et siis oleks see, et teised saavad teada, et ma lähen teenusele, äkki nad mõtlevad, et mul on mingisugune probleem. No, ma loodan, et see murekoht, mis alguses meil oli, kui me alustasime seal perepesadega 5-6 aastat tagasi, et see ka järjest juba leebub.
aga igal juhul, et oleks väga lihtne siseneda perepessa. Soe, selline helge, tule lihtsalt oma lapsega mängi, seal on sellised nagu esmatasandid tegevused laste ja peredega. Seal on see, kus vanemad omavahel saavad kohtuda, jagada infot ja kogemusi, aga sellel mängutoal, mis on siis perepesa süda, on ka väga oluline roll selleks, et seal toimub juba see varajane märkamine, et mängutoa kuningannad on mängutoa juhendajad, koordinaatorid, kellel on siis ka juba vastav haridus ja vastav oskus, et märgata, et kas juba sellel vanemal või lapsel on juba potentsiaalseid arengulise kõrvalekaldeid või siis on näha, et see lapsevanem või inimene, kes tuleb selle lapsega, et tal on tugev stress, mida juba saab siis adresseerida. Ja sealt siis edasi toimub suunamine erinevatele teenustele või siis lihtsalt info toomine, et perepesa pakub ka veel erinevaid teenuseid. Mida veel tuua siin välja? Kvaliteedi seirest ma räägin hiljem, perepesa põhimeeskonnast räägin hiljem ja teenustest räägin hiljem. Just ja kogukonna tasandit ka käsitlen hiljem. Aga ühesõnaga, et kui kokkuvõttes vaadata, et see on see perepesa, et seal on põhimõtteliselt ongi 3 sellist tuba, kus on siis see keskne mängutuba, seal on nõustamisruum, kus töötab psühholoog või mõni teine spetsialist ja seal on koolitusruum, mis pakub siis peredele teenuseid. Aga lähme sealt edasi. Siin on üks slaid, mis me tõime siia sisse ka ja ikkagi oleme näidanud, mis on see Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise rohelises raamatus ka kajastuv vaimse tervise püramiid ja mida käsitleti ka nüüd üle-eelmises inimarengu aruandes väga põhjalikult. Ehk siis, et sellise vaimse tervise toe juurde on toodud juurde ja järjest rohkem pannakse rõhku sellise alamate tasandite toetusele. Ja siin on ta siis kirjas, et enesehoid, eneseabi, mitteametlik tugitee, tegevus kogukonnas, kogukonna tasandi formaalsed teenused, esmatasandi vaimse tervise teenused. Ehk siis perepesa adresseerib oma teenuste ja oma tegevustega päris mitut, ütleks, et enamusi neid alamtasandeid, välja arvatud see psühhiaatriline statsionaarne abi, et see juba siis läheb riiki, see on juba siis nagu kõrgema taseme sekkumine. Ja kohe räägin ka siis, kuidas me seda teeme. Kogukonna tasand, kogukonna toimetamine toimub jällegi seal eelkõige selles samas perepesa südameks olevas mängutoas, mis on ka kogukonna ruum. Ja miks me sellest nii palju räägime, jälle viide tagasi eelmisele slaidile, mis oleks siis madala künnise sekkumine. Ehk siis, et see kogukond juba iseenesest perepesas käivad pered pakuvad juba üksteisel sellist toetust, mis juba maandab potentsiaalselt vaimse tervise probleemi eskaleerumist. Aga lisaks sellele me oleme koostöös Tartu Ülikooliga algatanud ka järgmise tasandi ja see on sellise kogukonna ja perede toetamise ressursipõhine mudel, mis siis tähendab seda, et Lapse Heaolu Arengukeskuses on tööl kogukonna arendaja ja see kogukonna arendaja on toeks kohalikele perepesa meeskondadele, minnes siis sinna koha peale, kutsudes kokku, koondades kohaliku perede kogukonna ja modereerides siis seal kokkusaamist, kus kaardistatakse, et mis on juba selle kogukonna ja nende perede nagu tugevused, mis on juba seal kogukonnas olemas ja mis on nende perede enda valmisolek, et toetada seda kogukonda, et toetada seda perede kogukonda. Ehk siis, et perepesa on siis nagu kogukonna ankur väikelastega peredele. Miks on see jälle väga oluline, et hoida ka need perepesa kulud madalad, et perepesus on 3 töötajat, et see on tegelikult päris piiratud ressurss, arvestades, kui suurt ülesannet nad peavad täitma, aga kaasates tegevustesse juba kogukonna pered. Ja see on nagu imeilusad nagu tagasisidet, kuidas need kogukonna vanemad ütlevad, et tänu sellele, et ma tunnen, et mul on lisaks selle väikelapsega kodus olemisele, mis on juba suur stress,
et mul on võimalik välja tulla, kohtuda nagu teiste vanematega, kes on täpselt samas eluetapis ja mitte ainult kohtuda, vaid ka panustada oma poolt. Et täna on mul rohkem ressurssi, järgmisel hetkel on järgmine. Et sealt on tulnud jah, siis et üle 30 erineva ürituse aastas, kuni selleni, et vanemad teevad üksteise juures talguid ja aitavad seal teha kodusurpuhastust või käivitada soolovanemate vestlusringi või seal kasutatud riiete vahetuse, et minu laps on praegu juba vanuses aasta, aga ma olen valmis nagu need riided nagu panema andma ringlusesse, et väga palju eripalgelisi üritusi. Ja lähme edasi järgmise slaidini, see nüüd perepesa teenused. Et perepesa teenuste fookuses on vanemaharidus, lapse ja vanema vaimne tervis ja pere ja paarisuhe. Ja mõte on just see, et perepesa teenused on terviklik teenused pakett alates siis rasedusest, kuni siis nagu järgmised etapid on rasedus, see on siis perekool, sealt edasi pere liigub juba edasi järgmisele teenusele, laps sünnib ära, ämmaemanda koduvisiidid olid ka kunagi meie teenuspaketis, täna on need endiselt arendamisel, loodame, et nad tulevad tagasi, aga et siis lähevad ämmaemanda juurde, aga vähemalt me suhtleme haiglaga, ehk siis, et see perepesa info võiks jõuda juba nagu sellel hetkel pereni, kui laps on veel väga väike ja sealt juba edasi nagu järgmised on beebivanemate vestlusringid ja lapse kõnearengu toetamine ja vanemlusprogrammid ja nii edasi. Ehk siis, et selline terviklik loogiline üleminek alates siis rasedusest kuni lapse kooliminekuni. Mis on oluline välja tuua, on, et põhiteenused peredele on tasuta. Ja lisaks on siis 11+ lisateenust, mis on sõltuvalt nüüd selle kohaliku omavalitsuse spetsiifikast ja vajadustest, mida siis kohalik perepesa ise otsustab, et mida sinna juurde tuua. Näiteks PREP on osades omavalitsustest või Gordoni suhtlustreening või erinevad koolitused ja vestlusringid vanematele. 9 põhiteenust on siin kõrval. Te olete juba silmadega jõudnud ilmselt lugeda. Sinisega on märgitud need teenused, mida Lapse Heaolu Arengukeskus on ise välja arendatud. Teenustel on olemas teenuse standardid, ehk siis, et see on nagu hästi oluline, et oleks standardiseeritud, oleks jälgitud kvaliteediga. Jällegi see teadus- ja tõenduspõhisus. Psühholoogiline nõustamine selle kohta, et see ei ole ainult klassikaline selline üks-ühele vanema või siis hooldaja nõustamine, vaid et psühholoogil on palju laiem roll, et psühholoog osaleb ka näiteks beebivanemate vestlusringi läbiviimisel ja lapse kõne ja arengu toetamise teenusel ja läheb ka lasteaeda, et harida seal näiteks lasteaia töötajaid või siis ka pakkuda selliseid vestlusringi vanematele. Jällegi see, et kuidas nagu selle olemasoleva väikse ressursiga võimalikult laia sihtgrupini jõuda ja võimalikult suurt nagu mõju tuua. Imelised aastad on ilmselt teile kõigile tuttav ja koolitused, vestlusringid, mida ma mainisin ka, millest on eraldi siin välja toodud Papside klubi, mis on niisugune suur hitt olnud. See sai alguse paar aastat tagasi ja siis sellise suure küsimärgi algataja oligi üks perepesa ja see oli suure küsimärgiga toona, et isad ometi ei tule, et see on rohkem, et ikkagi nagu sellised hoiakud meie ühiskonnas, et väikesed lapsed, see on rohkem sihuke, et tõsised mehed ei tule sellistesse vestlusringidesse ja jumal tänatud, need hoiakud ja stigmad on igal juhul nagu perepesa selle Papside klubi mudeli puhul täiesti ümber lükatud, et papsid tulevad ja järjekord on ukse taga ja see Papside klubist omakorda on välja kasvanud veel väga palju järgmisi kogukondlikke tegevusi, kuidas nad jätkavad oma kokkusaamiseid ka pärast nagu Papside klubi lõpetamist. Ja võib-olla siit liigukski siis edasi. Ja tagasiside teenustel on jätkuvalt kõrge, vanemad hindavad, vanemad vajavad ja eks ta on olnud ka selline suur nagu tühik toona turul, et just oleks üks koht, mis toob kokku sulle nii palju eripalgelist tuge. Perepesa meeskond, 3-liikmeline perepesa juht, kelle ülesanne ei ole ainult korraldada ära nüüd selle väikse meeskonna 3 töötaja töötamine, vaid et
et tal on ikkagi nagu, no ta on ikkagi selles mõttes selline nagu imeinimene, kes ja meil kõik need 11 perepesa, kes tegutsevad, seal ongi need imeinimesed, võin öelda, et tema ülesanne on tegelikult luua kogu see ennetusmaastik seal koha peal. Ehk siis, et kujundada, nügida neid hoiakuid, hoida seda võrgustikutööd kohapealsete spetsialistidega, nii lasteaedadega kui perearstidega, kui ka ämmaemandatega, kui ka sotsiaaltöötajatega. Just nimelt, et oleks selline terviklik vaade. No tal on veel väga palju muid vaadata, et see teenused toimiksid, et oleks see andmete kogumine ja tagasisidestamine. Ühesõnaga, tal on väga lai tööampluaa. See on juba detail, selle juurde saame tagasi tulla, kui teil on huvi perepesa vastu. Ja mängutöö juhendaja koordinaator, miks see koordinaator on? Ühtepidi jaht on mängutöö kuninganna, tema on see esmane, kes võtab pere vastu, ütleb tere, tema on see, kes vaatab, mis seal mängutoas toimub, koolitused, vestlusringid, tema on see esmane märkaja, aga see koordinaator tuleb sellest, et see juhi töökoormus on lihtsalt väga-väga suur, et siis üldiselt on kokku lepitud perepesades, et mängutöö juhendaja osa oma tööajast annab ka selleks, et juhti toetada erinevates administratiivsetes tegevustes, alates seal kodulehe haldamisest või veebi sotsiaalmeedia haldamisest kuni siis muude kokkuleppelistele tegevustele. Ja psühholoog, kellest ma juba rääkisin ka, et kes pakub lisaks siis ka grupi nõustamist, mitte ainult üks-ühele individuaalset nõustamist. Kuidas Lahe toetab perepesade tegevuse kvaliteeti? See on meie jaoks äärmiselt oluline, meil on selleks eraldi kvaliteedijuht tööl, et vaadata, et see, mis seal koha peal toimub, oleks süsteemne ja kvaliteetne. See algab juba sellest, et kui omavalitsus soovib perepesa luua, siis me teeme väga põhjaliku väljaõppe perepesa meeskonnale. Selleks on välja arendatud e-baaskursus, selline väga atraktiivne, mis suunab sind nagu ühest moodulist teise koos koduülesannetega ja reflektsiooniga. Ehk siis, et selline põhjalik baasväljaõppe. Lisaks sellele on pidev ja läbimõeldud rakendustugi ja mentorlus. Mentorlust pakuvad tänase kokkuleppe alusel perepesa vanemad perepesa juhid uutele perepesa juhtidele. Ja seda me oleme arendanud koostöös Eesti Mentorite Kojaga. Jällegi sellepärast, et kuidas kasutada võimalikult tõhusalt ära seda väikest ressurssi, et mitte ajada omavalitsustel kulusid väga kõrgele. Et selleks on oluline, et me oleme väga loovad. Ja võib-olla siin on ka hea koht öelda, et perepesad ise moodustavad perepesa võrgustiku. Ehk siis, et rakendustoe alla kuulub see, et meil on iganädalased kokkusaamised perepesa juhtidega. Meil on kord kuus on koostööpäevad, kus siis on kas hetkel aktuaalsed teemad, mis on laual, või on täiendkoolitused. 2 korda aastas me saame kokku laiema perepesade võrgustikuga, kus on siis kõikidest perepesadest kõik 3 töötajat ja Lapse Heaolu Arengukeskus, et hoida ka sellist ühtset väärtusruumi ja sellist nagu õlg-õla kõrvaltunnet. Ja see on see, mida perepesad on ise, mida nad hindavad väga kõrgelt ja on toonud väga palju välja, et nende see tugi lihtsalt, et 3 on väga väike meeskond ja neil kipub olema aeg-ajalt, et nad jäävad natuke omaette. Aga et see üks nagu teiste perepesade, üks on see selline tugi õlatunne, teine on see, et kuulda teiste perepesade headest praktikatest, õppida nendest, jagada enda praktikat. Et see on väga oluline. Kvartaalne aruandlus. Lapse Heaolu Arengukeskus on välja töötanud aruandevormi, mille alusel siis me seame iga aasta, perepesad ise seavad, meie toetame, et millised on need sihid ja eesmärgid, mis perepesa see aasta tahab ära teha. Need kinnitatakse koostöös Lapse Heaolu Arengukeskuse ja kohaliku omavalitsusega ja siis kord kvartaalselt käib selline monitooring, et kuidas on läinud nende kvartali eesmärkide täitmisega ja mis on siis nagu järgmise kvartali eesmärgid ja sihid. Ja kord aastas toimub sisehindamine, kus perepesa meeskond ise hindab siis juba Lapse Heaolu Arengukeskuse poolt välja töötatud vormi alusel, et milline on see hetkeseis. Jällegi, et saada võimalikult varakult infot selle kohta, et
et kuidas seal kohapeal on, et hoida seda meeskonda, saada probleemidele jälile ja leida siis juba koos kohalik omavalitsus ja lapse heaolu arengukeskus lahendusi. Just. Ja praegu siin on jah kirjas, et perepesa mudeli mõju hindamine, tegelikult rahvakeeles on õige ka, aga me praegu juba oleme selles suunas tööl. Meil on noorem teadur palgal, kes Tartu Ülikoolis teeb oma doktoritöö. See, võib öelda perepesa mudeli teemadel natuke laiemalt, et kuidas kogukondlik lähenemine ja siis teenuskeskus, et kuidas nad siis kokku töötavad selliselt ja loovad suuremat mõju, kui oleks ainult üks või teine. Mis kasu saab omavalitsus? See on nüüd need punktid, te jõuate ilmselt kiiremalt lugeda, ma ei hakka ükshaaval välja tooma ja saate pärast täiendavalt vaadata. See on nüüd see, mis on meie enda piloodiraportist ja kohalike omavalitsuse tagasisidest välja tulnud. Ehk siis, et varajase märkamise võimekus kasvab, teenuste valik ja kättesaadavus paraneb, spetsialistide puuduse adresseerimine on välja toodud tänu sellele, et on selline madalama künnise psühholoog, kes jõuab ka lasteaedadesse ja teenustesse, et tänu sellele on psühholoogiline abi paranenud, aga mitte ainult, et hea koostööpartner lasteaedadele ja siis lapse heaolu spetsialisti töökoormusega vähenemine on mõned näited. Ja ülejäänud punktidest vist rohkemal või vähemal määral juba selle lühikese ettekande jooksul rääkisin ka, aga võib kokkuvõttes ikkagi öelda, et need omavalitsused, me alustasime tegelikult ju teadlikult väiksemate omavalitsustega, ehk siis Põltsamaa ja Türi ja Viljandi. Ja perepesa ei olnud ennast veel toona, ei olnud teada, et oli kontseptsioon, aga et mitte ükski nendest alustanud omavalitsustest sõltumatult sellest, et oli see COVID-i aeg ja oli energiakriis ja muud kriisid ja olid suured eelarvekärped, et mitte ükski omavalitsustest siiani, kes on liitunud, ei ole lõpetanud perepesa teenust. Peale ühe erandi Viljandi vald, aga seal on juba nagu teine põhjus, kes hästi lühikest aega oli seal volikogu tasandil, võeti lihtsalt see rahastus ära, aga muidu kõik, kellega me oleme teele läinud, on ka jätkanud, ehk siis strateegiline investeering haridusse ja omavalitsuse jätkusuutlikkusse tulevikku. Ja korraks ka näitan, enne kui ma nüüd kohe liigun edasi see KOV-ülese perepesa kontseptsiooni tutvustamise juurde, et perepesa on tõesti algusest saadiks on meie mudeli üks lahutamatu osa, et tuua kokku nagu parim praktika, mis Eestis on saada. Ehk siis, et perepesa mudeli ümber on nii ülikoolid, nii Tartu Ülikool erinevate nii teenuse arendamise juures kui ka kogukonna suuna juures, kui ka Tallinna Ülikool on olnud. Ja Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet ja erinevad vabaühendused ja liidud, et tõesti kokku tuua nagu selline parim praktika ja parim tugi peredele. Et selle südamik on ikkagi, eks ole, perepesa, kelle süda on omakorda pered. Nii, aga siis ma nüüd jõuangi, et millised on siis toetusmeetme praktilised sammud perepesa loomiseks. Perepesa loomise eeltingimused. Helen Sotsiaalministeeriumist juba rääkis väga selgelt ja konkreetselt, et milline on riigipoolne ESF toetus, millised on ESF toetusmeetme tingimused. Et seda saate siis vaadata slaididelt, need slaidid jõuavad ka teieni, aga millised on lapse heaolu arengukeskuse poolsed tingimused. Helen oma ettekandes mainis, et lapse heaolu arengukeskus peab andma oma kinnituskirja selleks, et omavalitsus saab taotleda ESF-i rahastust Sotsiaalministeeriumilt. Ja millised on siis need kinnituskirja eeltingimused? Ütleme, et kõige laiemalt on see, et omavalitsus on valmis juhinduma perepesa tegevusmudelist. Ja see tegevusmudel jõuab teieni ka nendeni, kes on huvitatud perepesa loomisest. Ja võib-olla veel nüüd tuua, et millised on need nagu niisugused põhilised punktid seal all,
on see, et on valmisolek luua 3 täistöökohta, perepesa juht, mängutöö juhendaja, perepesa psühholoog. Esimesed 2 aastat katab need kulud meetme tingimustes määratletud suuruses ESF meede. Aga pärast seda 2-aastast perioodi siis omavalitsused peab olema valmisolek need kulud üle võtta. Siis valmisolek esimese aasta jooksul käivitada perepesa põhipaketi teenused. Need on need 9+ teenust. Meil on olemas ka näidiseelarve, mille me saadame siis juba huvitatud omavalitsustele, et näha, et milline see on nagu laias plaanis perepesa eelarve on 100 000 eurot. Sellest põhiline summa on töötajate kulud, aga ka teenuste kulu ja lisaks ka kvaliteedi hoidmise kulu, näiteks supervisioonid, mis on sisse kirjutatud kohe meie tegevusmudelisse ja täiendkoolitused. Siis kolmandaks on perepesa loomiseks sobilike ruumide olemasolu. Ruumidest kohe räägin natuke täpsemalt ka. Ruumiplaan oli selle perepesa joonise peal. Ehk siis, et ütleme, et 3 sellist nagu põhilist keskset ruumi, aga seal peavad olema tagatud veel teatud ruumi tingimused, milleni kohe jõuan. Ja need ruumid peab olema valmisolek kujundada need ruumid kooskõlas perepesa sisekujundusprojektiga. See sisekujundusprojektiga ja Lahel on oma sisekujundaja, kes siis tuleb omavalitsusse ja aitab need ruumid ära kujundada. Ja miks on jälle meie jaoks nagu nii oluline? Sellepärast, et perepesa ruumid on ka selle perepesa brändingu osa ja see perepesa ruumid, see, et ta oleks see kodulaiendus ja helge ja puhas, et see on selline, see on ka tegelikult, mis keskkonda pere siseneb, sellest juba tegelikult hakkab peale tema teekond ja tema heaolu. Ja viimane on siis see, et valmis oleks sõlmida Lahega koostööleping, just kus on siis juba täpsemalt ära reglementeeritud, et milline on omavalitsuse roll, milline on Lahe roll ja selle koostöölepingu lisaks on siis tegevusmudel ja siis see näidiseelarve, et omavalitsus ütleb, et on valmis kandma perepesa toimimiseks vajalikud kulud. Nõuded perepesa ruumidele. No siin on nüüd 2, siin on põhifunktsioonid ja siis toetavad funktsioonid. Põhifunktsioonidest ma juba rääkisin, mängutuba, siis see nii-öelda mängutuba ja siis see ruum, kus pered saavad omavahel suhelda. Tihti on ta üks ja sama ruum, eks. Siis see koolitusruum, kus toimuvad siis imelised aastad või kordon või teised koolitused ja siis see nõustamistuba või toad psühholoogile ja teistele spetsialistidele. Ja toetavad funktsioonid peavad olema eraldi ette nähtud töötingimused perepesa juhile ja meeskonnale, kus siis vastavate tugifunktsioonidega nagu internetiühendus, printimisvõimalus ja nii edasi. Abiruum koos imetamise ja mähkmete vahetamise võimalusega, tualettruum, eks ole, võimalusel kööginurk, mis on üllatavalt oluliseks osutunud, et see perede tagasiside, et juba lihtsalt see, et ma saan kuhugile tulla sellisesse ilusasse sooja helgesse keskkonda ja mul on seal see kohvimasin või teekann, et ma saan selle tassi kohvi võtta, et te kujuta ette, et juba see päästab mu päeva. Ehk siis niisugune väike kööginurk, osades perepesades on olemas täiesti eraldi köök ka, aga see on oluline. Lastele sobilik asukoht, see on ka elementaarne, soovitavalt kogukonna keskne asukoht, kuhu on kerge ligi pääseda, vastama perede vajadustele, sealhulgas tingimused, et erivajadustega inimesed pääseksid sinna ligi, vastama seaduse nõuetele, see tähendab suuruse osas, seadus näeb teatud tingimused, kui palju ruutmeetrit peab olema ette nähtud ühele inimesele just ja perepesa brändingu stiiliga kooskõlast kujundusest ma juba rääkisin ka. Ja need on praegu jällegi sellised nagu katusvaade, et kui on tõsine huvi perepesa vastu, siis me juba läheme kõikide nende ka ruuminõuetega detailsemaks. Ja nüüd ma jõuan kiirelt veel üle käia omavalitsusülese perepesa loomise.
Nii, ja võib-olla siit on pigem see üks lause, mille ma siit välja praegu nopin, et kui me alustasime, et Lahe meeskonnas on 8 inimest, kes töötavad täna ju tegelikult kohalike omavalitsuste heaks, siis kuna meil on omakorda leping Sotsiaalministeeriumiga, mis aitab meil pakkuda omavalitsustele kompetentsituge perepesa loomiseks, siis ESF-i perioodi jooksul on see kompetentsitugi kohalikele omavalitsustele tasuta. Ja hiljem on juba see, et on juba läbirääkimisküsimus, mida me oleme ka nüüd alustamas koos ka teiste omavalitsustega, et kuidas see hilisem perepesa rahastusmudel saab välja näha. Jõuan nüüd KOV-ülese perepesani. Et see KOV-ülene perepesa, et mis ta siis on võrreldes tavalise perepesaga, kus on 3 töötajat, eks ole, see ruumikontseptsioon, et see on siis mitme kohaliku omavalitsuse koostööl toimiv maakondlik perede tugiteenuste võrgustik. Ja selle niisugune laiem mõte on selles, et ta ei ole mitte lihtsalt perepesa laiendus, vaid ta nagu teenuse ta on maakondlik teenuse korraldusmudel, mille puhul põhiteenused ja spetsialistid on koondatud keskusesse ja esmatasandi tugi ja kogukonna töö toimuvad siis nii-öelda satelliitpunktides või siis regionaalsetes üksustes. Aga et see teenus nagu tervikuna toimib ühtse süsteemina, mitte siis eraldi keskustena igas omavalitsuses. Et see keskne perepesa üksus on siis see koordinaator kõikidele teistele regionaalsetele üksustele. Ja see ülesehitus on see keskne perepesa üksus. Ta pakub täiemahulist mudeli rakendamist ja koordineerib siis regionaalsete keskuste tegevust ja juhendab regionaalsete üksuste töötajaid. Ja satelliitpunktides ehk siis regionaalsetes üksustes toimub siis eelkõige selline avatud mängutuba ja juhendatud tegevused, esmased vestlused perega, varajane märkamine, kogukondlikud tegevused ja teavitustöö. Ja siis osad teenused tulevad mobiilselt näiteks keskusest koha peale. Või siis vastupidi, et koha pealt mängutoa koha peale mängutoa juhendaja suunab pere juba edasi keskusesse teenustele. Millised on need erinevused võrreldes tavapärase perepesaga? Et teenus toimub võrgustikuna KOV-üleselt. Töötajad töötavad samamoodi KOV-üleselt. Regionaalsetes üksustes on minimaalne püsimeeskond ja regionaalsetes üksustes ei ole nii jäigad nõuded ruumidele, vaid et tähtis on, et on olemas siis nagu üks keskne ruum mängutoaks ja ülejäänud ruumid koolitusteks ja nõustamistegevuseks võivad olla ka ristkasutusel. Just, ja teenuste puhul on siis samamoodi võimalik pakkuda hübriidlahendusi, et kas siis teatud teenused tuua mobiilselt koha peale või pakkuda siis kuidagi nagu üle veebi neid. Jah, et olla selline loov ja innovatiivne ja seda nagu kõigi omavalitsus see ülese perepesa kvaliteet jälgib siis jällegi see keskne perepesa üksus. Ja võib-olla on ka oluline siin välja öelda, et meil ei ole täna kogemust veel ühegi maakonna ülese perepesaga. Meil on praegu 2 omavalitsusega läbirääkimised, kellel on huvi selle vastu. Nii et me oleme selles mõttes ka nagu piloodi ja testimise faasis. Aga see on see, millega me täna läheme teele. Just. Aga ma praegu rohkem sellele ei peatukski, et see on ka juba natuke detaili minek, et saate eraldi vaadata pärast slaidide pealt, et mis on see personalile eraldi nõuded ja võib-olla ainult see juhtimise vastutuse koha pealt, et omavalitsused, kes soovivad teha omavalitsusülese perepesa, et nemad on ühiselt nii-öelda tellijad ja omanikud.
et omavahel kõige loogilisem on, et nad sõlmivad siis kas siis ühise tegutsemise või koostöölepingu, kus nad siis, millega nad annavad ka mandaadi siis kohalikule, mis annavad mandaadi sellele kesksele perepesa üksuse meeskonnale viia siis ellu teenust kõikides liitunud omavalitsustes. Nii, ja kasu saate hiljem vaadata. Kasu on see, et ja eeldused on see, et on hea koostöö ja et kõik liituvad omavalitsused on omanikud ja vastutavad ühiselt. Aga nüüd ma paneksin oma slaidid kinni. Aitäh ja küsiksime küsimusi, kui neid tekkis. Aitäh sulle, armas Maarja, ja siin vahepeal on tekkinud mõned küsimused jooksvalt, siis me oleme Heleniga neile jooksvalt ka vastanud. Küll aga on üks, et vahepeal oli käsi püsti. Ila, kas sa saad slaidid palun ära panna mul? Nad ei lähe mul praegu ise. Nii. Meie ei näe sinu slaide. Aha, väga hea. Et meie näeme ilusti, ja et kas kellelgi on veel praegu küsimusi? Siin üks küsimus on vist, mis on chatis vastamata, ma vaatan. Ja siin võib-olla oskate teie, Kiira-Maarja, kommenteerida. Küsimus oli nüüd töökoormuse kohta, et kas inimene peab olema täiskoormusega, et see mulle tundub vist ei saanud vastatud siin. Ja see eeldus on küll, et on täiskohaga, sellepärast et elu näitab, et eriti 2 esimest aastat, see on ikkagi väga suur koormus selleks, et see asi käima lükata. Aga kui on omavalitsusliidu ülene perepesa, siis on seal seal on ikkagi ka koha peal on tegelikult mängutööjuhendajad, kes ikkagi peavad olema seal, see on nüüd nagu teistsugune kontseptsioon, kus tuleb siis tervikuna otsa vaadata, et kuidas seal nüüd jagunevad need töökohad, aga üldiselt on jah, täiskohaga, jah. Just, et selle toetuse saamise ajal, juhul kui, et toetuse saamine eeldab küll täiskohta sellel nagu töötajal nagu ESF-i raames, aga psühholoog võib olla vastavalt võib-olla kohaliku omavalitsuse vajadustele näiteks 0,75 on ju koormusega, et seda kindlasti saab. Ideaalis on ikkagi nagu see, et meil on 3 täiskohaga, aga meil on jah, praktikas on niimoodi, et aeg-ajalt lihtsalt nagu elu teeb omad korrektuurid, et siis on näiteks kuskil 0,75 kohta mingiks ajaks. Aga üldiselt eeldus on 3 töökohta, jah. Just nii, ja siis on meil Triin Rajang, et teil on käsi püsti. Ja, no see oli minu küsimus ja ma lihtsalt korra täpsustan seda veel, et minul oligi võib-olla selle psühholoogi töökoha osas see koormuse küsimus kõige kriitilisem, et kuna me oleme, ütleme, vald ja maakond meil on üks, on ju, et me oleme juba nagu ära täitnud need psühholoogi kohad, mis meil siin vähegi võimalik on ja kes meil siin nagu reaalselt siis ka olemas on inimesed, et teada on, et me ikkagi selles mõttes Ääremaa oleme ja väga keeruline kvalifikatsiooniga spetsialisti siia saada, et sellepärast minu küsimus just psühholoogi koormuse osas, et kui meil on vaja ikkagi täiskoormusega siia psühholoog leida, siis ma arvan, et see võib meil väga kaua aega võtta. Ja tegelikult see küsimus on meil praegu laual endal ka omaga mudeli vaates, et eks me oleme ka oma mudeliga ju piisavalt nagu pidevalt nagu arengus ja me oleme selle teema või probleemi üles noppinud, et ma arvan, et see on ka see, kus saab lihtsalt minna juba individuaalsesse konsultatsiooni, et see ikkagi sõltub ka sellest, mis on nagu õigus ja loogiline, et see sõltub ka nagu selle valla suurusest, eks omavalitsuse suurusest ja demograafilisest olukorrast sealhulgas. Aga see on juba jah siis eritingimus. Aitäh selle küsimuse eest. Liinal on samuti käsi püsti. Palun, Liina, teie küsimus. Ja tere, minul on küsimus nüüd, kui me räägime nendest 9 põhiteenusest, eks ju, et kas ja kuivõrd nüüd, kui pikalt ette siis nagu omavalitsus eelarves peab nüüd nende teenuste nagu rahastust siis planeerima ja kas on mingisugune, ma ei tea, aasta peale teil mingi näidis mudeldatud juba välja, et kulub näiteks nüüd X summa, eks ole, et kui on vaja tellida sisse, siis nüüd neid koolitusi sinna.
on selles samas näidiseelarves olemas sellised, okei. sellised orienteeruvad summad, jah? Võin natukene täiendada seda, et sa küsisid, et kas esimese aasta jooksul, et kui kiiresti peab teenused käivitama, et hetkel oleme lähtunud sellest põhimõttest, et esimese aasta jooksul on siis nagu 3 põhiteenust oluline käivitada, aga teenused käivitatakse siis järk-järguliselt, et vastavalt siis ka omavalitsuse sellisele tempole. Kas on veel küsimusi? Et veel täienduseks võib-olla eelmisele küsimusele, et tegelikult nagu kui Maarja rääkis oma ettekandes, siis väga paljud teenused ongi üles ehitatud meie olemasolevale personalile, et ei ole nii, et juba need põhiteenused mitmed on nende sama 3-2 inimese poolt nagu teostatavad. Et ehk siis ei ole vaja alati just sisse osta neid väljaspool teenuseid, vaid et saab juba perepesa toimida väga kenasti nende sama nagu 3 inimese najal. Kas on veel küsimusi? Nii. Mari Jepp, teil on ka küsimus, olge hea. Jah, ma jäin hiljaks ja kui ma siit natuke lugesin, et kas see taotluse esitamise aeg on 30.03, aga aastaarvu taga ei ole, et mis see tähendab? See ei pea ometi esmaspäevaks valmis olema. Ja ma kommenteerin, me avame taotlusvooru 30. märtsil, ehk siis 30. märtsist alates saab neid taotlusi esitama hakata ja see taotlusvoor lõpeb 15. detsembril käesoleval aastal. Aga loomulikult tuleb siis arvestada seda, et sisuliselt on nii, et kes ees, kellel on nõuded täidetud. Et jah. Ma sain aru. Ma ehmusin ära, ma mõtlesin, kas ma pean esmaspäevaks midagi, ma jäin jah natuke teiselt koosolekult ei jõudnud nii ruttu. Selge. Ja, siis aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Kas on veel küsimusi? Kaia, palun teie küsimus. Ja tere, Kaia Kõiv Otepää vallavalitsusest. Küsin selliselt, et võib-olla läks ka kõrvust mööda see, et KOV-il peab olema eelarves ja eelarvestrateegias kajastatud. Nüüd ilmselt on ka teistel KOV-idel see, et uued inimesed tulid. Meil eelarve on kinnitatud, eelarvestrateegia samuti, aga ma teadsin küll, et ma selle perepesaga tahan tegelema hakata, aga ütlen ausalt, et ei julgenud veel koheselt ettepanekut teha sinna ja praegu hetkel ei kajastu meil eelarves ega strateegias perepesa, et kas siis sel juhul, kuidas praktikas on tehtud võib-olla muudatusi või sain ma millestki valesti aru? Kiira, kas sa vastad? Ahah, jah, Helen. Ma võib-olla seda vastan, et me nendest tingimustest ikkagi üle ja ümber ei saa. Praktika osas natuke ise jään võlgu, võib-olla siin Kiiral on midagi öelda, aga vajadusel saan ka hiljem täpsustada. Mis puudutab nüüd selle aasta eelarvet, et siis tegelikult on siin ka välja toodud, et sobib ka see volikogu kinnituskiri. Aga eelarvestrateegia mõttes ta peaks ikkagi olema, sellepärast, et me anname toetust selle eesmärgiga, et see oleks pikaajaline ja jätkusuutlik. Ja see on see, mis tegelikult meile selle nagu tagab või et mis nagu kinnitab seda, et see on läbi mõeldud siis KOV-i tasandil, aga võib-olla Kiira ja Maarja tahavad täiendada. Täiendan siis nii palju, et iseenesest praegune praktika on olnud, et seal eelarvestrateegias ei pea ilmtingimata olema sõna-sõnalt perepesa loomine, aga piisab, kui on öeldud, et kas nagu, ma ei tea, ennetavate teenuste, perede tugiteenuste käivitamine, midagi, mis viitab sellele, et mille alt nagu see perepesa rahastus tulevikus tuleb.
ja minu meelest Otepääl on, sest tegelikult Otepääga me oleme ju läbirääkimisi pidanud juba ka, eks. Otepää ei ole meile võõras. Et toona ma mäletan, nüüd võtan sealt kuskilt peast, et vaatasime, et on olemas minu meelest sellised punktid, mille alt nagu saab seda perepesa luua, aga nüüd ma natuke ka tulistan puusalt. Ja aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Kas on veel küsimusi? Praegu on hea võimalus küsida, aga saab loomulikult ka kirja teel, nagu Helen juba ütles, saata need oma küsimused ja ka täna juba siin kõlanud küsimused ja vastused oleme koondanud ja koondame ja siis homse päeva tööpäeva lõpuks siis need lähevad üles ka meie kodulehele nii-öelda küsimuste alla, küsimuste-vastuste alla. Võib-olla siis lõpus ütleme, et seal slaidid, mis tulevad Kiira meie kodulehele, jah? Just. Ja et seal lõpus on ka minu kontakt, et praegu, et mina vastutan siis praegu selle laienemissuunas tervikuna. Meil on küll oma laienemisjuht ka, aga praegu leppisime temaga kokku, et võib-olla see esmane kontakt uutelt, kes on huvitatud perepesa loomisest, et siis võiks tulla mulle ja siis juba sealt juba koos siis Teelega, kes on meie laienemisjuht, et vaatame siis edasi, et kes juba siis konkreetselt hakkab küsimustele vastama. No ja nii. Toetuse taotlemise tingimused siis ikkagi ka Sotsiaalministeeriumi lehele tulevad ja ma panen siia chati ka selle lingi kohe, et võib-olla siis on teil ka lihtsam jälgida, et siia siis tulevad ka täna õhtuks toetuse tingimused. Just, kas on veel küsimusi? Aga mulle tundub, et hetkel nüüd küsimusi ei ole ka siin chatis, et mulle tundub, et me võime siis tänasele kohtumisele sellise punkti panna ja jällegi, et võtke siis meiega ühendust, kui teil on täiendavaid küsimusi ja homse päeva lõpuks siis tuleb ka see salvestus kodulehele ning slaidid, et saate nendega siis tutvuda. Et suur tänu teile, et olite täna meiega ja küsisite neid küsimusi ja jääme siis uute kohtumisteni. Head aega! Head aega! Head aega! Head aega!